Kuidas maitseb? Hästi, ma juba proovinud. Hispaania riided on väga ägedad. Nad on stiilsed, nad on kvaliteetsed ja nad on väga soodsad. Ja maksab poes 2,95. Mis siia nendele rekkadele ehitatud on, et nad ei pea tulema läbi siin mingisuguse kitsa liikluse sadamast, vaid nad sõidavad siin otse oma urgu ja siis natukese aja pärast tulevad välja. Paadihuvilised reporting for duty. Vaadake, mis öösel on juhtunud. Teine paat on juurde tulnud. Meil on ikka ajaarvamine veits sassis. Me teadsime, et 12. märts on tulemas siin selline päev nagu Dia de Viejas ehk vana naiste päev, millega seoses nad siis teevad selliseid paberkujusid, nukke, mis on nagu mingisuguse doki otsas. Need kujutavad vanu naisi enamasti, natukene ka vanu mehi, viejas, viejos. Ja siis täna me nägime, inimesed olid ranna ääres lastega, nende kujukestega ja siis nad panid need kujud ritta ja lapsed hakkasid loopima neid kividega. Ja mina mõtlesin, et nad ei suutnud ära oodata 12. et natuke varem teevad ära selle. Mina arvasin, et nad teevad niisama ennem lihtsalt mingid nagu, mitte ettevalmistusi, aga nagu, et enne tehakse ka midagi natuke. Ja siis me tulime lõunale ja vaatasime, et päris palju rahvast siin ja kohad on lahti ja lapsed on. Mõtlesime, et huvitav, miks nad siis varem selle teevad ära. Täna on 12. märts. Ja mis selle päeva point on see, et see vana naine tähistab talve, külma aega, talve lõppemist ja selle päevaga siis tähistatakse selle vana aja lõppu ja kevade pealetulekut ja me lugesime et siis põhimõtteliselt need kujud pannakse põlema. Eks näis, kas seda tehakse või mitte, igatahes kividega loobiti neid vanu naisi täna rannas. Ja tõesti, see kohvik ka ei ole eelnevalt olnud päeval lahti. Vaatasime, et siin on nii palju rahvast, see on avatud, lapsi on palju, et kas nad koolis ei ole, siis mõtlesin, et hakkab vaheaeg või mis värk on. Ühesõnaga, ja siis vaatasime kalendrisse, et täna ongi 12. märts. Üks tähtis asi jäi filmimata, vabandust. Näete, laevahuvilised ootavad, mis toimub laeva rindel, näete, jah, töö käib. Ja koer tulib. Seal on ühe maja juures näiteks see kujukene. Ootab tänast päeva. Vot selliseid seltskondi on täna rannas märgata päeval, mida me enne ei ole täheldanud ja nagu nägite, siis seal olid ka need värvilised kujud paistsed. Liiga on. Jah, tundub, et see on laste teema. Ühed poisid mängisid rannas jalkat ja neil oli juba ainult oksad järel sellest kujust. Nad olid juba kõik selle seal ära purustanud, et lastele meeldib ju lõhkuda ja kivisi loppida ja siis sel päeval nad saavad midagi ametlikult ära lõhkuda vanemate heakskiidul. Kuidas maitseb? Hästi, ma juba proovinud. Mis maitse on? Natsu komme. Siin ei tundu see üldse nii sinine. Natuke lusika pealt saab aru, aga muidu ma vaatasin, et see on vahtra siirap. Vaadake, laeva aktsioon käib.
sealt läheb üks laev, see, kes täna tuli, see juba läheb. Piloot tuleb tagasi. See on see väike laev, mis täna tuli. Ja piloot tuleb praegu. Tema saatis ta sadamast välja. See on siuke väike laev, teda ei pea kaugele saatma. Piloot on juba seal. Juba tuleb tagasi vaata. Et see on siuke väiksem laev, seda ei pea saatma kaugele. Väiksem paat. Seal ta keerab. Pargib teise piloodi vastu. Ega käed veits värisevad ka filmidest, tegelikult on külm. Me sõime just jäätist ka. Ja õhtud on külmad. Lükkab küll seda vett siia. Ja no see Montevideo, kui mäletate, kui palju ta seda punast osa alguses oli. Ja täna on homme juba. Selles mõttes. Eila ta tuli. Täna on homme, jah. Ühesõnaga, tal on teine päev siin. 1,5 päeva on ta siin olnud. Ja see punane osa oli isegi kõrgem kui see must osa. Nüüd on veel nii palju jäänud, et võib juhtuda, et ta läheb siin juba homme hommikul ära. Täna läheme vaatame üle ühe järjekordse linnakese siin kandis nimega Turre. Torre. See on vaid 12 minuti kaugusel meist. Ja loomulikult on seal täna turupäev. Finko. Need on need rekkad, mis tulevad sealt. Ja see on see väga mägi. Kaubalaeva pealt. Kaubalaeva juurest. Meie eile õhtul koju jõudes arvutist vaatasime, et laev läks minema sadamast. Montevideo läks minema. Ja täna hommikul 6:30 tuli järgmine asemele. Vaatasid juba või? Ai, see jõel on mulle. Esimene mulje oli Siimul, et siin on palju Briti kohti ja tundub, et see mulje ei valata. Jep, täitsa selline briti-inglise keel kostub igalt poolt praegu. Raha lendab juba turul juba osta. Ja palju ka kauplesid siis ära? Mina ei kauple. Mitme sendiga said särke? 2 särki 14. No väga hea. 1 särk. Jah. Tubli. Hästi kaubeldud. Aga kuidas sa hindad kohalikku toodangut nagu just riiete osas? Hispaania riided on väga ägedad. Nad on stiilsed, nad on kvaliteetsed ja nad on väga soodsad. Et Hispaanias on väga palju lahedaid kohalikke riidepoode. Sama teema on ka trummide ja kahonnidega ja sellist asja. Nad teevad väga kvaliteetsed asja. Ma ei tea, kas ta tahab mulle selle 1 euro tagasi tuua. Ei ole. Ja need on uued riided, need ei ole kasutatud riided siin selliste hindadega. Igaühele midagi, ma ütleks. No proovime. Ma ei saa proovida, mul nätsus. Jah, ma tahtsin nätsust tabaneda, aga pole ühtegi prügikasti leidnud. Kuidas on, kommenteeri. Mis on siis? Mõnus külm. Ja need on täitsa külmad. Surreria i chocolateria. Surreria, chocolateria. No nii. Tuli meile tee peale ette. Mind häirib, et ma nätsutan, mul ei ole kuskile nätsu panna appi. Ole. Vau. Sukast polegi näinud. Ühelgi turul jah, me ei ole sellistest. Aga sukast sinki ka pole näinud. Ta võid selle tagumist. See on mingi teistsugune sink. Lahe. Vau.
siuke masin on tal. Väga vinge. Keeras ringi selle. Jaa. Mehhikos me nägime sellist hakklihamasina sarnast, kus tulid need siuksed jupid välja. Aga need tulid. Tuli pikem välja, ta lõikas. Aga seda ringi ma ei ole näinud. No me oleme söönud seda ringi küll. Jaa, söönud oleme. Ühesõnaga, minge vaadake meie Mehhiko saateid. Sealt on näha. Me võitsime mingi 3 või 2 korda järjest. Ikka väike kastega siis õige värk. Mega kumad. Kätte sain. Mina olen see põhivend, kes ütles, et mina churros ei taha, ma võtan ainult kohvi. Ma sain ka kätte. Nüüd üksinda churros. Ma sain ka. Mingi huvitav asi toimus just väga kiiresti. Tuli meie juurde mees, rääkis hispaania keeles. Saime kogu jutust aru umbes 5–10%, et tal on ökoloogilised apelsinid ja kas me tahame osta, et ta kas siin ei müü neid või keegi ei osta või ta muidu viskaks ära või sõnaga ma täpselt ei tea, mis ta rääkis. 2 tükki ostsime. Ja siis tuli, ütles, et 10 euri. Me mõtlesime, võtame mingi 5 tükki siis. Ja siis ta muudkui ladus, kuni ta oli enda apelsinikoti tühjaks ladunud siia kilekotti. Ja siis rääkis, et tal on 6 last ja farm siin lähedal ja siis vahepeal ütles marihuana, ma ei tea, mis ta sellega mõtles. Ja rääkis või hobustest ja ratsutamisest ja Carucha linnas on tema perekonnal, ma ei tea, püüavad kala või teevad kalarestorani. Ühesõnaga, enne kui me isegi aru saime, oli meil kotitäis apelsine ja rahakotis 10 euri vähem. Viisime oma apelsini kuhile autosse ära. Nüüd longime niisama. Aga eile oli see kevade algus, talve lõpupäev ja tegelikult kohe oli õhus selline kevadine vibe. Ja täna on nagu totaalselt suvine juba. Nagu, tõesti on palav, mõnus, taevas on sinine. Et väga huvitav, kas see on kokkusattumus või nad oskasidki selle püha niimoodi sättida. Kokkuleppe ilmataadiga. Vist küll. Tundub nii. Olen tähele pannud majadel, kortermajadel, ridaelamutel, mingeid korstnalaadseid installatsioone. Ja siin ma nüüd vaatan, on ka korstnalaadne toode ja see on isegi täitsa must, mis tähendab, et seda kasutatakse. Aga mida nad siis teevad? On see ahi, on see kamiin, on see küttesüsteem, mida ma ei usu. Ei tea. Ja seal ka on must korsten. Aga see korsten, seal on puhas. No võt, linn. Mis siin siis on? Kirik on seal. Näes. Seal on üks kirik. Seal mu kiriku taga on Mohakaar. Ja seal on Mohakaari linn. Mis siin veel on? Ja seal on külakirik. Lahe on nendel väikestes linnades. Need tänavad on ülikitsad ja ühesuunalised. Ja põhimõtteliselt liiklust ei olegi. Ja jumal vaikne on siin, nagu mingi külas oleks. Et mingid autod ei voori. Halleluja! No nii, mida me siis arvame kahtlastest apelsinidest? Väga head. Väga head. Öko apelsinid. Väga head. Apelsin nagu apelsin ikka. Mis alustel ta ikkagi neid meile pakkuma tuli, me aru ei saanud lõpuni välja, aga kui elu annab sulle apelsini, siis tee nendest seda
oota, ma näitan ühe komponendi. Üks tähtis komponent, mis läheb sinna apelsinimählasesse. Oluline osa. On see? Naturaalne. Aga see on see viinamarjamahl, mida me oleme joonud, on ju? See on viinamarjamahl. Brut Natur, see tähendab, et sinna ei ole lisatud suhkurt, magustajaid, traditsiooniline meetod ja maksab poes 2,95. No. Vot see on üks hea koht, me oleme siin käinud korduvalt. Ja söögid on mega head. Mis te näete? Ta tahtis ka videosse jääda, aga vist ei jäänud. Täna on tuuline päev. Tuline hommik. Aga soe on ka. Maatuul, nagu Siim ütleb. Siim täidab ühte oma huvitavat unistust. Puulatvast välja piiluda. No lahe. Need puud on kõik need tühjad. Järgmine. Valmis. Kus sa oled? Ma ei näe sind. Lahe. Aga üldiselt ilmselt oleme ka maininud, et see piirkond siin on hetkel üsna inimtühi. Kõik tänavad on tühjad. Majadel on luugid ees. Ilmselt varsti see muutub, kuna on märtsi keskpaik. Käigupang on nagu BMW või sellel. Mercedes. Huvitavaid automarke ikka leidub, jah. Muide, siin lähedal pargib üks Eesti auto ka. Üks tume Opel. Ta on iga päev olnud sama koha peal ja esimene õhtu, kui me siia jõudsime nüüd juba kolm nädalat tagasi, siis siin samas tänaval tulid ühed inimesed vastu ja meile tundus, et nad rääkisid eesti keeles. Aga noh, igatahes rohkem me pole eesti keelt kuulnud. No nii. Ei saa mööda. Tee suletud. Meie oleme teel järjekordsesse linna ja ei, ärge arvake, seal ei ole täna turgu. On juba õhtu. Linna nimi on Agilas. Kui ma õigesti mäletan, esimese hooga ei jää meelde need linnade nimekesed siin nii kergesti. Pärnu, Viljandi. Meile ka Pärnu, Viljandi ei jääks meelde nii hästi. Aga jah, ümberpöördja. Ja tagasi pöörata. Veis ei teadnud midagi, et tee kinni oli. Ja Maps teadis. Google Maps teadis. Jõudsime Temaks Ubutkasse tagasi. Nüüd me oleme Temaks Ubutkas. Temaks Ubutkas on tädi. Teema Uksubutka. Ala. Teemaks Ubutka. Cinco. 50. 2,50. Mul on ka 2,75. 2,75. Mul on ka mitu. Sellesse linna me lähmegi, seal on päike paistab. Ma mõistan purgi kohtas. Mis te saite siit? Purk küll lõmastab. Vaata, purk on selline, siis muutub puudega, tõmbad seda toint. No. Ai, que chiqui. Qué guapo. Siin on jõgi ja see muutub ümber parklaks sealpool. Ja mõtle, kui tuleb hästi suur veenaine, seda autod saad kõik määrust. Hommikul vaatad, autod pole, pead kuskile siia autole järgi tulema. Jõgi on ära kandnud.
teistsugused ja isegi nagu kihvtid ja stiilsed ja ilusad poed tunduvad siin. Majad on külg küljes kinni. Liiklust jagub. Ilus on siin, jah? Päris lahe puu on seal. Et kui seal väljakul nagu larmi puudu oli, siis võib väljakul paar sammu edasi kõndida ja siia tulla. No nii. Opa! Jõudsime sadama piirkonda. Liisa ütles, et kui sadamas kaubalaeva pole, siis on igav. Siin tundub, et ei ole. Polegi olnud, et siin on põnev. Yeah. Lahe mägi on seal. Wow, kihvt. Igal pool, kus me kuuleme, et mingi live-bänd on ja mingi trummar mängib trumme, on meil kohustus minna sinna piiluma. Ja ega ka seekord ei ole erand. Siin on juba piisavalt oli, aga seal on nii ma ei tea. Jaa, kell on 7:30 õhtul ja pidu on juba täies hoos. Bänd on juba täies hoos. Me oleme seda enne ka märganud. Välismaa teema. Peod algavad neil kuidagi vara. Ja kui me läheme 8:30 mööda mõnest peokohast, siis on inimesed juba, ütleme nii, et viimase vindi peal, kes hakkab vaikselt koju minema. No just. Võt Eesti võiks võtta õppust. Et ka varem pidusi teha. Järgmine päev ka päev siis. Ei pea poole hommikuni pidusi. Ei teaks anspäevi. Tundub, et kõht oli päris tühi kellegil. Andrusel vähemalt. Väga hea India söök. Kui tulete siia linna, siis julgeme soovitada. Peaplatsi juures.